tervist, olen Milshedist ja täna räägin tõenäoliselt kõige populaarsemast Airsofti relvatüübist. Tegemist on siis elektrilise AR-15 või siis M4 tüüpi relvaga. Elektrilised relvad töötavad aku pealt. Tavaliselt pannakse akud kas siis kaba sisse ja osadel variantidel pannakse ka siis ette laesaere juurde. Kaba sisse käib relvale aku sellisesse kohta. Airsofti relvad on sarnased päris tulirelvadele. Neil on samuti tuleümberseadur, siin on safety, semi ja täisautomaatne. Samuti on salve vabastamiseks nupp. Salveehitus on teistsugune kui päris salvel. Ülejäänud jupid ja nupud, mis siin relva küljes on puhtalt ilu jaoks. Nüüd vaatame siis korra relva sisse, kuidas see relv päriselt töötab. Relv pooleks võttes on näha siin relva gearboxi ja relva ees ka relva toru ja hop-up kambrit. Relva tööpõhimõte on lihtne. Salvest tulev kuul suunatakse relva hopi kambrisse. Relva gearboxis tekitatakse suruõhk, mis surub kuuli siis sisetorust välja. Hop-up kambris on kummitükk, mis on reguleeritav ja sellega saab muuta kuuli trajektoori. Nüüd siis vaatame lähemalt, mis on gearboxi sees. Siin näete pooleks võetud gearboxi. Tõenäoliselt esimese asjana, mis teile silma jääb, on juhtmestik, läbi mille siis päästiku vajutusel tuleb akust vool. Akust tulev vool paneb tööle mootori, see omakorda hammasrattad. Hammasrattad hakkavad kerima kolbi. Kolbi tagasiliikumine paneb vedru surve alla ja kui nüüd kolb vabastatakse, surub vedru kolbi tagasi silindri sisse. Silindris olev õhk suunatakse läbi silindri pea ja läbi nosle hopi kambrisse, mis lükkab omakorda kuuli siseturust välja. Ja nii lihtsalt töötabki elektriline Airsofti relv.